Tere tulemast hommikupalvusele. Täna mul on hommikupalvusel abiks ka abikaplan, abipolitseinik Ivo Käsk. Tere! Ja ma küsin Ivolt siis, kus me oleme siin, Ivo? Täna me oleme Haapsalu adventkirikus, Endla tänaval Haapsalus, kes Haapsalut tunneb. Ja see on kirik, millega mina olen isiklikult ka seotud olnud. Siin ka pastorina toimetanud ja perekond on selle kogudusega seotud. Kogudus ise, kui olin siin pastoriks, siis tähistasime 100. aastapäeva juba 20 aastat tagasi. Praegu siis umbes 120, kus on koguduse vanus. Varsti, jah. Ja millal üldse adventism Eestisse tuli? 2 aasta pärast tähistame 130. aastat. Ja, siis kui adventism tuli, siis kohe rajati ka 10 aasta jooksul see sama kogudus. 10 aasta jooksul. Ja see kirik siin oli kunagi selle hoones, oli katlamaja, nii et andis linnale füüsilist soojust. Nüüd püüab anda hinge ja vaimusoojust ja täpselt kirik avati 2001. aastal. Haapsalu linn on võrratult kaunis linn ja siia tulles ma esimest korda, ma arvan, nägin seda kirikut, kui ma täna siia tulin ja väga kaunis kirik on. Või kuidas, Valvemaja kirik, kuidas kutsute? Mul on väikese kiriku mõõdu veel. Kirik, väike kirik. Siin vastas on ka teine kirik. Metodisti kirik. Jah, natuke kõrgema torniga. Selle järgi saab tulla. Uksed on vastakuti, ma mäletan ühte olukorda, kus mõlemas kirikus oli korraga jumalateenistus, oli suvine aeg, uksed olid lahti ja mina olin siin ees poodiumil kantslis ja me nägime vastastikku inimesega, kes oli metodisti kirikus kantslis. Nagu jutustasite üksteisele? Jah, me küll ei kuulnud üksteist, aga me olime üksteisele näha. Et Ivoga ühendab Haapsalu poolest see, et me mõlemad oleme töötanud Haapsalus. Mina kunagi Eesti Samaria missionis 2014-15 aastal ja Ivo töötas ka Haapsalus siis. Ja mina olen lapsepõlvest saadik, niitsin linnahäljastuses Murus veel mu esimene töökoht. Alustasin vikatiga ja... Ja ma saan pensionipõlves? Pensionipõlves ootan kannatamatult, millal saan jälle Haapsalusse tulla. Ta on juba värskelt ostnud maja siia. Jah, sellise elamiskõlbutu. Siit edasi ma loen piiblijupi. Valmisin täna sellise koha nagu 1. Peetruse 5. peatükist 6-7 salm. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heike kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Jumala sõna kutsub meid alanduma Jumala ees ehk alistuma, mis tähendab kuuletumist sellele, mis meile piibel õpetab. Nii nagu on hea ja vajalik, et meie lapsed meile kuuletuksid, et neil läheks hästi. Nii on ka meil hea Jumalal kuuletada, et meil läheks hästi. Nagu lugesime toob kirjakoht esile ka selle, et me oma kõik mure Jumala peale heidaks. Nõnda nagu ka meie lapsed, meie oma mured meile vanematele toovad. Aga muidugi murede lahendamisel on oluline, et me ka oma osa teeks. Ja siis Jumal saab ka oma osa teha. Ja me ei pea muretsema, Jumal teeb oma osa hästi. Siit edasi laulame nüüd mõned laulud. Valisime välja sellised laulud, nagu kõik ma annan Jeesusele. See on esimeseks lauluks. Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovutan. Armastada tahan teda, ikka talle kuuluda. Sulle täiesti, kõik on sulle armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, tema eest ma kummardan. Pööran selja maailmale, võtta vingu
vaimu väge ja mind taevast õnnistab. Sulle täiesti, kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Nii, siuke südamlik laul, et meie kõik oma elus oleks Jeesusele kogu elu. Issand sinu kätel, teine laul. Issand sinu kätel elada ma saan, oled kindlaim kaitse kogu maa. Sina suudad tuua uueks südame, anda lootust rahu hingele. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjur üksnes maa. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu kätel elada ma saan, sinul jätkub anded jagada. Armu ülirohke meile kingid sa, nii meid kartus ei hirmuta. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjur üksnes maa. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu kätel nuttagi ma saan, karistus seal kandma ei pea. Risti mul sind õhus minu pattu süü, selles ristis päästmine on töö. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjur üksnes maa. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Ivo enamus ajast elab Islandil, nüüd 2 korda aastas, ma saan aru, käib Eestis ja kui ma poleks Haapsallu tulnud, siis me polekski koos saanud laulda. Siis ma pidasin heaks, et me vahel Arvaga saame näha ja koos laulda, kui ma nüüd Haapsallu tulen ja need harvad korrad, kui ta Eestis käib. Aga Ivo jääb mulle nüüd sõna ka. Jaa, mul vahepeal on midagi kinni läinud, aga avame uuesti. Tänane lugu rääkis Maarast. Maaral oli harjumus kiirustada, kiiresti kõndida, mitte sellepärast, et tal oli kiire, vaid sellepärast, et ta aeglaselt kõndides talle tundus, et tema mõtted jõuavad temast ette. Ja viimasel ajal neid tema mõtted talle väga palju näed. Pärastlõunal, kui ta kontorist lahkus, ta tundis rinnus juba seda tuttavat survetunnet, et lõpetamata ülesanded, keerulised suhted, tunne, et ta jääb maha selles võidujooksus, milles osalemiseks ei olnud ta kunagi nõusolekut isegi andnud. Ja päike oli juba madalale vajunud, kuid ta otsustas minna koju sadama juurest mööda minevat teed. Ja ta oli seda teed käinud palju kordi, kuid seekord teda miski peatas. Ta märkas seal vene ärisuste puust pinki, mida ta ei olnud varem märganud. Ei midagi erilist, lihtsalt üks väikene vihmast ja päikesest kulutatud pingike.
ja vaatega vee poole. Pind kohe kutsus teda istuma. Nii ta siis läks, pikemalt mõtlemata ja istus maha. Esialgu seal istudes mürgel tema peas jätkus. Need asjade nimekiri, mida on vaja teha ja ennustused kõikvõimalikest viisidest, kuidas homme võib kõik valesti minna. Ja ta lasi neil mõtetel mõnda aega keerelda, aga mõne aja pärast ta märkas, et ta vaatab seda vett seal ilma, et ta seda näeks. Ja ta otsustas proovida midagi muud. Tõmbas aeglaselt korraliku sõõmu õhku kopsudesse, siis veel ühe. Ja siis ta kujutas ette, et ta võtab iga mure selle asemel, et seda kõike analüüsida ja sellel lasta oma peas keerelda. Ta paneb need kõik ükshaaval justkui enda kõrvale. Justkui paneks ta maha mõttes kõik rasked kotid. Üks kott tööasjadega, üks kott täis rahateemasid, üks suur koti täis hirmu, et ta ei ole piisavalt hea ja ühe koti täie ebameeldivusi kellegagi. Ja ta ei teeselnud, et probleemid on kadunud. Ta lihtsalt lubas endal need maha panna, et mitte neid kanda. Ja minutite möödudes hakkas ta märkama väikeseid asju enda ümber. Ta märkas seda, et paat sõitis mööda, et paadi järel näikisid väike valge vahune rida. Ta märkas mastide vastu vaikselt koputavaid trosse ja ta märkas seda, et küll õhk muutis vee nagu harjatud metallis. Ja esimest korda selle nädala jooksul ta märkas, et tema hingamine muutus rahulikuks ja aeglasemaks. Ja mõne aja pärast ta tõusis püsti. Tema probleemid oli endiselt olemas, aga ta tundis end teisiti. Veidi kindlamalt, veidi vähem üksi. Ja koju minnes mõtles ta pingile. Ta otsustas, et ta tuleb tagasi. Mitte selleks, et maailmast ja oma elust põgeneda, vaid selleks, et meenutada endale, et ta ei pea kõiki korraga kanduma. Paljudele meist võib olla see maarapink väga tuttav. Mure võib olla vali ja elu võib tunduda nagu lõputu virn, mis ei saa iialgi otsa. Me ei ole silmitsi ainult isiklikke tunnetega. Paljud elavad selles, mida teadlased nimetavad ärevuskultuuriks. See on pikaajaline ebakindlus, muutuvad elutingimused, muutuvad tingimused kogu maailmas. Me iga päev kogeme, et midagi jälle võib muutuda, mis puudutab ka meie elu, meie riiki. Valikute ülekülgus ja alati sisse lülitatud digitaalne keskkond. Ja kui me kogeme muret ja ärevust, siis see ei ole sellepärast, et me oleme nõrgad või meie usk on nõrk, vaid sellepärast, et me oleme inimesed selles muutuvas maailmas. Piiblis Pauluse kirjas, Filiplastele on kirjas Pauluse julgustus, kus ta kirjutas, ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Paulus ei öelnud murelikele inimestele, pingutage rohkem või lõpetage stressamine. Ta ei noobinud, ta esitas üleskutse. Ja ta kutsus meid kõik üles oma koormat ümber paigutama. Ja ta kirjutab, tõstke oma koorem selle kätte, kes on teinud kogu maailma, kes on valmistanud kogu universumi, kes on kujundanud galaktikat. Ja see on seesama Jumal, kellest me oleme just kuulutanud jõuluajal, et kõik võimas universumi arhitekt armastas kogu loodud nii väga, et ta otsustas ise selleks saada, kogeda seda, mida inimesed läbi elavad. Me võiksime teda tundma õppida, temaga koos olla. Ja tema saaks ise olla meiega koos. See, kes lõi udukogud, see, kes lõi DNA, sai inimlapseks, hapraks, abivajajaks, tekki mähituks, külma Petlemma õhku hingavaks. Kui Jumal oli valmis tulema nii lähedal, olema nii haavatav,
olema nii kohal meie maailmas, siis on ta ka sinu ja minu juures ja meie muredele lähedal. Ja sellepärast me ei tõsta oma koormat lihtsalt õhku. Me anname selle kellelegi, kes on reaalne, kellelegi, kes on tugev, kellelegi, kes on kandnud raskemaid asju, kui meie eales kanda saame. Ja kui sa soovid, siis just seal, kus sa praegu oled, sa võid teha seda, milleks Paulus üles kutsus. Nimetada ühe koorma, mõelda millelegi, mis võib olla sinu mure, sinu ärevus. Ja anna see Jumalale, öeldes, issand, ma annan selle sinule. Issand, siin on see, mis on täna minu võimuses ja siin on see, mida ainult sina saad teha. Issand, mul pole isegi sobivaid sõnu, aga see raskus, ma annan selle sulle. Issand, see lõpetamata asi, ma panen selle sinu kätesse, kuni sa mulle näitad järgmise sammu. Ja siis täna teda. Issand, tänan sind, et sa selle vastu võtsid. Ja siis hinga tugevalt sisse ja aeglaselt välja ja mõtle sellele, kuidas sinu koorem liigub sinu võlgadelt tema kätesse. Ja võtta vastu see lubadus, et Jumala rahu hoiab sinu südant ja meelt Kristuses Jeesuses. Ja see on usalduse tegu. Ja lubadus ei ole see, et olukord muutub kohe. Lubadus on see, et Jumal ise hoiab sinu südant ja meelt. Ja ma soovin sulle Jumala rahu sellel aasta viimasel päeval ja kogu selleks aastaks, mis juba loetud tundide pärast algab. Aitäh, Ivo, hea sõnumi eest, et koormat maha panna ja Jumalale üle anda. Meil on üks laul ka pühitsemid oma vaimu templiks. Võiks olla aus ja õiglane su ees. On tõesti aasta viimane päev, 31. detsember vist. Ja et Jumal meid oma vaimuga täidaks, et see uus aasta, mis algab, et me oleks Jumala poolt juhitud, et see aasta oleks rõõmu täis ja häid tegusid täis. Laulame. Ühisemi oma vaimu templis, et võiks olla aus ja õiglane su ees tänu soota, et su vaim võiks täita ja ma ilmnäis sinu sees. Ühisemi oma vaimu templis, et võiks olla aus ja õiglane su ees tänu soota, et su vaim võiks täita ja ma ilmnäis sinu sees. Nüüd aga saame ühiselt paluda meie isa palve ja jääme palvesse. Meie isa, kes oled taevas, pühitselt olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meigi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala ennistuse. Issand, ennistagu meid ja hoidku meid. See on lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. See on tõstku oma pale meile ja meile oma rahu. Jumala isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.